Tere ka minu poolt, et kõigepealt vabandan, et ei saa koha peal viibida, aga ma loodan, et veebiteel õnnestub ka kõik ilusti. Et tõsi, minu teema on siis ka midagi sellist, mis ma arvan konkurentsivõime osas väga oluline on. Et teeme seda Mariga kahe peale, et mina räägin peamiselt pangalaenude turust ja siis Mari räägib fondidest. Kui vaadata, siin on üks küsitlusuuring, mida siis Euroopa Keskpank ja Euroopa Komisjon üheskoos läbi viivad ja kus ettevõtjate käest küsitakse, et millised rahastusallikad, ettevõtte välised rahastusallikad on teie jaoks kõige olulisemad. Siin graafiku ülemise osas paistab välja, et enamus ettevõtete jaoks on just sellised rahastusallikad ja tooted olulised, mida üldjuhul siis pakuvad kommertspangad. Ja see on nii Eestis kui Euroopa Liidus, et ega siin nagu väga suurt erinevust ei ole. Ja sellised rahastamisallikad, mida üldiselt siis kutsutakse turupõhiseks rahastamiseks, on siin pigem graafiku all osas. Et eks siin ole mitmeid põhjuseid, miks see nii on, et enamus ettevõtteid ju on päris väikesed ja nende jaoks pankade kaudu laenamine ilmselt ongi kõige mõistlikum ja soodsam viis raha kaasata. Kui ka ilmselt sellised põhjused, et tõenäoliselt sellistest turupõhistest rahastamisviisidest, võimalustest on ka ettevõtjad siis vähem teadlikud. Nii, proovin edasi panna. Palun äkki saaks järgmise slaidi panna. Ja, aitäh. Et nüüd kui vaadata, et kuidas hindavad ettevõtjad ise tänast sellist rahastamisolukorda ja ligipääsu laenutoodetele, pangalaenudele ja teistele laenudele, mida siis keegi teine pakub, et siis tänased hinnangud on üsna head. Et need hinnangud on siin umbes 1,5 aastat järjest paranenud ja tänaseks need hinnangud on, kui seda küsitlust on läbi viidud siin umbes 12 aastat, siis selle perioodi sellisest keskmisest juba paremad. Ja ka tegelikult, kui võrrelda teiste Euroopa Liidu riikidega, siis meie hinnangud on keskmisest mõnevõrra paremad, et oleme seal koos natuke kehvemate hinnangutega kui mitmetes Põhjamaades ja üsna seal Saksamaa ja Prantsusmaa lähedal. Need hinnangud nüüd, kui tegevusalati vaadata, on paranenud peaaegu kõikidel tegevusaladel, aga eriti just kinnisvara ja ehitusettevõtete puhul ja kahjuks mõnevõrra vähem sellistel tegevusaladel nagu tööstus ja näiteks IKT. Et muidu näiteks, kui seda pikka perioodi tervikuna vaadata, kui 12 aastat on seda küsitlust läbi viidud, siis on olnud just niimoodi, et tööstusettevõtted on olnud need, kes kõige positiivsemalt hindavad Eesti pangalaenu turgu. Aga see on nüüd mõnevõrra muutunud ja täna on need kinnisvaraettevõtted. Nii, jällegi palun slaid. Siin on toodud siis võrreldud Eestis laenukasvu euroala keskmisega. Ja me näeme, et see Eestis laenukasv on täna oluliselt kiirem, kui ta on euroala keskmisel ja ka sellisel pikemal perioodil viimase 10 aasta jooksul on see kasv on olnud valdavalt selgelt kiirem. Ja neid riike üldse euroalal on üsna vähe, et täna umbes seal 2 riiki, kus see laenukasv on kiirem kui Eestis. Et loomulikult laenukasv sõltub väga paljudest nõudlus- ja pakkumispoolsetest teguritest, aga päeva lõpuks ikkagi see näitab, et Eestis on piisavalt selliseid tugevaid ja terveid panku, kes on suutelised ja ka soovivad laene väljastada. Et üldhinnanguna siis on Eestis pangalaenude kättesaadavus üsna hea. Ja ma arvan, konkurentsivõime koha pealt
on just see kõige olulisem. Nüüd, kui edasi minna, palun järgmine slaid. Ja vaadata selle rahastamise hinda, pangalaenude hinda ehk siis intressimäära, siis kuna Euroopa Keskpanga nõukogu on rahapoliitilisi intressimäärasid siin langetanud viimase paari aasta jooksul, siis ka ettevõtetele väljastatava raha hind on vähenenud, intressimäärad on alanenud nii Eestis kui mujal. Aga kui seda joonist vaadata, siis hakkab ikkagi silma, et Eestis on keskmisena olnud need intressimäärad kõrgemad kui euroalal keskmisena. Et selle 10 aasta jooksul oleme olnud enam-vähem pidevalt seal kuskil 5, 6, 7 riigi seas, kus on intressimäärad kõrgemad. Me oleme ka Eesti Pangas vaadanud, et millega seda selgitada annaks, et tõsi, päris suure osa sellest annab ära selgitada sellega, et Eestis on väiksem turg, pangad on väiksemad, mastaabi efekti on vähem ja ka ettevõtted ise on väiksemad ja väiksemate ettevõtete laenuintressimäär üldiselt on muud tingimused võrdsed nii-öelda kõrgem. Et need tegurid selgitavad osaliselt ära, osaliselt veel see, et pankade enda rahastamishind on kõrgem, kapitalikulud on mõnevõrra kõrgemad. Aga siiski mitte täielikult, nii et osa sellisest kõrgematest intressimäärast ikkagi tuleneb sellest, et meil siin pangalaenu turul see konkurents on väiksem kui paljudes teistes riikides. Tegelikult ka siit jooniselt on näha, et see vahe euroala keskmisega suurenes just peamiselt sel aastatel 2018-2019, kui siit meie panga turult lahkus mitu panka või siis nad ühendasid oma äri. Kokkuvõttes panku jäi vähemaks, konkurents vähenes ja intressimäärad mõnevõrra tõusid. Nüüd õnneks viimastel aastatel oleme pigem näinud seda, et konkurents on suurenenud ja ka sellega ka siis see vahe euroala keskmisega intressimäärades on pigem alanenud. Palun järgmine slaid jälle. Siin ongi iseloomustatud nüüd seda, et meil on tegelikult toimunud üsna suured muutused pangalaenu turul, et on rida selliseid panku, kes varem olid pigem väikesed, kuid väga ambitsioonikad kasvama ja nad on soovinud turuosa võita. Samal ajal siis ega varasemad olijad ei ole tahtnud seda turuosa kergelt ka ära anda, nii et on toimunud selline mõningane turuosade ümbermäng, aga ühes sellega ka selline konkurentsi suurenemine. Et võib-olla see on nagu väljendunud tänaseks rohkem muudes laenutingimustes ehk mitte niivõrra intressimääras, aga järjest rohkem ka seal. Nüüd järgmine slaid jälle, palun. Nüüd, kui vaadata seda, et kuhu siis siinsed pangad laenavad, siis üks probleem, mida vahel välja tuuakse, on see, et need laenud kontsentreeruvad liiga siia võib-olla pealinna piirkonda. Et siis me tegime sellise harjutuse, et kõrvutasime pankade poolt väljastatud laenude arvu, siis ettevõtete arvuga vastavas piirkonnas. Ja siis otseselt nagu ei tulnud seda seost välja, et justkui Harjumaale oleks antud siis nagu ebaproportsionaalselt palju laene, et pigem vastupidi ja igaks juhuks tegime läbi ka niimoodi, et kõrvutasime siis väljastatud laenude mahtu eurodes mõõdetuna siis ka ettevõtete loodud lisandväärtusega ja see järeldus oli pigem sama. Et ei saaks öelda, et Eesti pangad siis, Eestis tegutsevad pangad
liiga palju või siis proportsionaalselt rohkem laene just siia pealinna piirkonda väljastavad. Ja üks kontroll oli veel see, et tegime läbi ka ainult tööstusettevõtetega ja ka siis see tulemus oli sama. Järgmine slaid, palun jälle. Üks probleem, mida siin pangalaenuturul pidevalt välja tuleb nii ettevõtjatega suheldes kui ka erinevatest küsitlustest ja tegelikult ka pankade poolt on see, et on sellise sobiva tagatise leidmine. Et eelkõige see on ilmselt probleem selliste alustavatele uutele ettevõtetele ja ka siis võimalikele ettevõtetele, kes tegutsevad suurtest keskustest väljaspool, et rahavoo mõttes ju ei ole vahet, et kas kommertspank laenab Tallinnasse või ta laenab selle Võrumaale. Aga tagatise mõttes ja selle nii-öelda halvemal juhul siis, et kui kergesti selle tagatise realiseerida saab, siis selles võib olla suhteliselt suur vahe. Ja siis, kui seda siin pildina vaadata, siis hakkab tegelikult silma, et Harjumaal ettevõtted siis kasutavad sellise nii-öelda tavapärase ärikinnisvara või siis niisuguse kommertstagatise kõrval ka elamukinnisvara, mida tõenäoliselt siis on lihtsam tagatiseks seada just siin nagu keskustes ja Harjumaal. Et seda pilti natuke mõjutab see, et siin on ka siis elamukinnisvara arenduseks võetud laenud sees ja neid loomulikult on rohkem siis ka nagu pigem siin Harjumaal ja nii edasi, aga jällegi, et kui see sama harjutus teha läbi ka näiteks ainult jätta see kinnisvarasektor nagu välja, siis see järeldus on pigem sama. Et kokkuvõttes siin ongi võib-olla riigi roll saaks olla just erinevate tagatis- ja garantiide pakkumine, et just eelkõige vaja on neid tõenäoliselt sellised uued väiksemad alustavad ettevõtted kui ka siis tõenäoliselt ettevõtted, kes tegutsevad Harjumaalt kaugemal. Et tegelikult see ongi mul juba viimane slaid, ma kordan enne, kui ma Marile sõna üle annan, mis võib-olla võiks mu nagu esitlusest meelde jätta, et esiteks see, et Eestis pangalaenude kättesaadavus ja ma arvan üldiselt selline ettevõtete rahastamine on nagu heas seisukorras, et see nii-öelda konkurentsivõime nurgakivi on meil hästi. Meie pangalaenude hind on mõnevõrra kõrgem, aga siin on ka positiivseid arenguid ja me peaksime hoiduma selliste poliitikate tegemisest, mis seda konkurentsi võib seal pangalaenuturul veelgi nii-öelda kahjustada. Ja kolmandaks siis see, et kui riik kuskil kõige parem koht, kus riik sekkuda saab, on tõenäoliselt erinevate tagatiste ja garantiide pakkumine. Aga aitäh! Jaa, suur tänu ja Mari saab jooksvalt üle võtta küsimused. Ma loodan, et me saame Taavi pärast veel kord ekraanile kuvada, kui küsimuste aeg on. Aga tere ka minu poolt. Taavi nüüd rääkis hästi põhjalikult pangalaenudest, mis moodustavad olulise osa ettevõtte välisest rahastusest. Ja tegelikult see teema sai eraldi meil tähelepanu ka möödunud aasta konkurentsivõime ekspertkogu ülevaates. Ja seal me tegime ka ühe soovituse riigile, mis oli seotud riigipoolsete käendustega. Aga Eestis on hulk ettevõtteid, mille rahastusmudel ei sõltu pea üldse pangandussektorist ning kus vähemalt otseselt ei mängi nii tähtsat rolli Euribori suurusega ka intressimarginaal. Ja selle ühe huvitava fookusteemana me selle aasta raportis käsitlesime siis kohalike investeerimisfondide rolli ettevõtete rahastamises. Alustuseks, et natuke paremini aru saada, kui suurt või siis just väikest rolli mängivad investeerimisfondid täna
Eesti reaalsektori ettevõtete rahastamises on siin slaidil toodud just reaalsektori ettevõtete finantskohustused ja esmaseks ja kõige tähtsamaks rahastusallikaks on Eesti ettevõtetele oma vahendid ehk ettevõttesisesed vahendid, joonisel märgitud selle tumesinise kastina ja Eesti puhul seda tumesinist kasti mõjutab ka meie maksusüsteem, mis motiveerib kasumit reinvesteerima, mis tähendab, et suur osa sellest sinisest kastist on eelmiste perioodide kasum. Ja kuna Eesti on olnud välisinvesteeringute jaoks atraktiivne koht, siis 1/3 ettevõtete omakapitalist pärineb välisinvestoritelt. Aga mis seal noolekestega on veel juurde toodud, on see, et osa sellest omakapitalist on vahendatud finantssektori poolt ja sinna alla käib näiteks avalik aktsiaturg, aga ka investeerimis- ja pensionifondide investeeringud omakapitali. Ja see on see, kus me täna siis keskendume. Teine plokk finantskohustustest on võlg, 1/3 sellest on kohalikud pangalaenud, aga taaskord ka seal muude alla käivad finantssektori vahendatud võlakirjaturg, avalik võlakirjaturg ja siis investeerimisfondide investeeringud võlakirjadesse, võlaväärtpaberitesse. Ja seega on investeerimisfondide osakaal rahastuses on küll pisike, aga isegi kui need mahud on väikesed võrreldes pangalaenudega, on omakapitali rahastusel täita päris tähtis roll innovatsiooni ja seeläbi tootlikkuse toetamises. On väga palju põhjuseid, miks võrreldes just pangalaenudega sobib omakapitaliturg paremini uuenduslike, aga samal ajal ka riskantsemate projektide rahastamiseks. Esiteks see, et omakapitali investor saab kasu sellest, kui ettevõtte väärtus kasvab, pank saab kasu siis, kui ta saab intressitulu. Teiseks, omakapitali investorid vaatavad tihtipeale pikemat ajaperspektiivi, kui on laenu tähtajad. Kolmandaks on ka see, et pangad ei pruugi rahastada sellist innovatsiooni, mis hõlmab immateriaalset vara, sellepärast et seda on paha panna tagatiseks. Ning viimaseks ka see, et riskikapitalifondid oskavad, võib-olla neil on parem kompetents, et hinnata varase faasi tehnoloogiaid, pluss ühes erakapitalifondidega saavad nad ettevõtete arengusse aktiivselt ka sekkuda, et pangad tavaliselt seda ei tee. Nüüd viimase 10 aastaga on investeerimis- ja pensionifondide vahendatud rahastuse maht Eesti majanduses jõudsalt on kasvanud ja see on seal taga mitu hästi olulist arenguhüpet, mille on põhjustanud siis mingi ankurinvestori lisandumine või siis nende tegevuse laiendamine, et kõigepealt riiklik algatus esialgu arengufondi kaudu, hiljem võttis selle tööle SmartCap. Teiseks on Balti innovatsioonifondide loomine. Aastal 2012 ja 2019 Balti riigid koos EIF-iga siis tegid niinimetatud fondid, mis kaasasid erasektori kapitali ja siis see andis ka kohalikele fondijuhtidele väärtuslikku kogemust. Praegu kolmanda fondi osas kokkulepet ei ole, aga kui me suhtlesime turuosalistega, kes tundus, et selle järgi on väga suur huvi ja ootus. Ja kolmandaks on pensionifondid, kes vahepeal seaduse muudatuste tulemusel said rohkem raha suunata Eesti majandusse otseste omakapitali investeeringute kaudu, aga sellele tuli päris suur tagasilöök aastal 2019, mil kogumispension tehti vabatahtlikuks. Ja kuna pikaajalised omakapitali investeeringud on sellised vähelikviidsed, neil pole eriti järelturgu, siis see tähendas seda, et pensionifondid on pidanud sellistest investeeringutest kas loobuma või vähemalt sellistest laienemisplaanidest loobuma. Siit jooniselt on nüüd näha, et Eesti era- ja riskikapitaliturul on avalikul rahal on väga suur roll võrreldes Euroopa keskmisega. Et Eestis moodustab siis avalik raha enam kui poole kogu tõstetud summast ja just eraraha on see, mida on turul vähem. Ja miks see nii on, miks eraraha on vähem? Esiteks meil on väike turg, Eestis tehaksegi vähem tehinguid, suured välisinvestorid ei leia siit piisavalt tegevust, et osa võtta.
ja väikese mahu tõttu on ka likviidsust vähem ja investeeringuid tuleb tihtipeale hoida kauem. Teiseks on see, et Eestis on vähem oma nii-öelda kohalikku kapitali, et erinevalt vanadest Euroopa riikidest või näiteks Põhjamaadest ei ole meil veel nii palju selliseid jõukaid indiviide ja suuri valdusfirmasid, kes märkimisväärselt investeeriksid, aga see on selline asi, mis ajaga, nende roll ajaga kasvab. Ja selle tulemusel Eesti era- ja riskikapitaliturg sõltub sellistest investoritest, kellel on mingisugune strateegiline huvi siia raha paigutada, olgu see siis Eesti riik või Euroopa Investeerimisfond, EBRD või siis meie tublid kohalikud Eesti juurtega ingelinvestorid. Aga tegelikult see, et riigi roll on või osakaal on suur, see ei ole lihtsalt halb asi. Ühes hiljutises OECD analüüsis ka järeldati, et kui riik teeb oma investeeringutes koostööd erasektoriga, siis tegelikult nende tulemused on täitsa võrreldavad sellega, kui erasektor toimiks üksinda. Aga samas, kui riik kasutab maksumaksja raha investeerimiseks, siis ilmselgelt on sellel rahal piirangud, mida erasektoril muidu ei oleks, olgu need siis valdkonna osas, et ainult rohe, ainult kaitsetööstus, ja enamasti on ka mingi geograafiline piirang, ehk siis me ikkagi tahame, et see raha jõuaks Eesti majandusse. Ja no sellised piirangud kasumi teenimise võimalusele muidugi erasektorit väga ei rõõmusta. Aga nii-öelda kokkuvõttes on meil tegelikult viimase 10 aastaga arenenud väga korralik baas ennekõike idusektori rahastamiseks ja väiksemateks rahastusringideks. Eestis tegutsevad investeerimisfondid pakuvad peamiselt just varase faasi riskikapitali, kus on rohkem investeerimisvõimalusi, tehingusummad on väiksemad, konkurents on isegi investorite vahel tihe ja see on ühtlasi see osa sektorist, kuhu tuleb ka palju välisinvestorite raha. Aga niipea, kui jõutakse suurema rahastusvooruni või siis kasvufaasi jõudnud ettevõteteni, siis seal on neid tegutsejaid fondide osas üsna vähe. Ja tihtipeale selles etapis ettevõte peab siis pöörduma juba välismaa investori poole. Aga siinjuures, taaskord välisinvestori iseenesest ei ole halb asi, aga kohalikul kapitalil on ka siiski eraldi väärtus. Kohalik kapital aitab tagada seda, et ettevõtte väärtusjuhtimine jääksid Eestisse ja samuti on kohalik kapital nii-öelda patriootlikum, et kui on majanduses rasked ajad, siis ta pakub stabiilsust. Kohalikul investoril on palju rohkem infot see kohaliku turu, kohalike ettevõtete kohta, nii et ja tihtipeale on ka nii, et kui ei ole seda kohalikku investorit, siis ega see välisinvestor ka ei tule. Ja siit tegelikult tuli meil ka üks soovitus sellest peatükist valitsusele, mis on natukene küll nii-öelda lahtisest uksest sisse murdmine, et riik võiks igati edendada piiriüleseid fondide algatusi ja kaasates lisaks Baltikumile ka näiteks Põhjamaid, et sellest oleks kohalikule fonditurule suurt kasu. Ühtlasi võttes arvesse, et seda juba selle nimel juba tegeldakse ja pingutatakse. Aga jah, see minu poolt kõik, tänud. Aitäh! Nii, väga tore. Suudame äkki, näed, Taavi on ka ilusti kuvatud. Ja olge head, küsimuste, kommentaaride võimalus. Mõelge veel hetk, ma teen ise otsa lahti. Ja Mari, ma küsin seda, et sa muidugi ütlesid ka, et ega see, kuidas sa ütlesid, et see suur avalike vahendite suur osakaal omakapitaliturul, et see ei ole halb asi. Ma isegi läheks veel kaugemale, ütleks, et see on tegelikult väga äge tee, mis 20 aastaga on käidud, kuhu on jõutud ja mil määral see turg on arenenud. Aga nüüd see, eks ole, et suurema investeerimisringi jaoks tuleb ikkagi jätkuvalt välismaale pöörduda. Võib-olla see on ka ikkagi veel aja küsimus, et äkki ikkagi ka see, muidugi jälle, üks küsimus on see, et kas kusagile peaks panema lae ette, et siit üle enam riik oma osakaaluga omakapitaliturul minema ei peaks. Jah, ja siis teine küsimus, et võib-olla aeg annab arutust, et meil need suurema võimekusega fondid, piiriülesed on võib-olla juba loomu pooled paremini kapitaliseeritud, aga et meil tegelikult ka see fonditurg ise areneb sinnapoole, et neid suuremaid raunde jaksatakse ka teha.
ja eks see oligi me tegelikult kohtasime päris paljude turuosalistega, kui me seda peatükki kokku panime ja see paistis tõesti välja, et see ettevõtlussektor ja see rahastamise pool, need on nagu koos arenenud. Et praegu lihtsalt on meil seal riskikapitali osas on neid ettevõtteid, neid startup idusid on palju ja mida rohkem nendest idudest kasvab suuremaks, seda tõenäoliselt ta tõmbab selle rahastuse poole ka kaasa, et kui tekivad huvitavad võimalused investoritele. Jah, natuke muna ja kana, jah. Jah, et nad nagu käsikäes saavad areneda. Kaspar tõstis käe. Andke julgelt käega märku. Mul oleks üks täpsustus ja üks küsimus. Et täpsustus on see, et kas ma saan õigesti aru, et need on konsolideerimata numbrid on ju. Et seal tegelikult on maha võtmata need ettevõtete omavahelised, ütleme mingisugused nagu siis emaettevõtte efektid on ju, et oma kapital kajastub mõlema bilansis. Ehk et natukene ilmselt on see kohaliku kapitali osakaal meil väiksem ja tegelikult laenukapitali osakaal ettevõtte rahastamises suurem, kui graafikult paistis. Ja selle kohta kohe siis seoses ka esimese ettekandega küsimus, et kuidas ikkagi tõlgendada seda praegust kiiret laenukasvu? Et kas see on nüüd pelgalt siis investeeringute küsimus, kuigi me investeeringut väga ei näe, on see niisugune nominaalne efekt, ehk et lihtsalt on hinnad läinud eest ära ja seetõttu ettevõtete bilansid kasvavad või see on ikkagi mingisugune nagu siis kapitali struktuuri muutuse küsimus, et omakapitali osakaal langeb ja mulle see õudselt meenutab niisugust 20 aasta tagust aega, kui meil ka laenukasv oli väga kiire. Meil oli jooksekonto suures defitsiidis, ekspordi konkurentsivõime oli madal ja nüüd me oleme tegelikult rääkinud natuke seda sama juttu, et ekspordi konkurentsivõime on madal. Ehk kas meie puhul see kiire laenukasv võib olla märk sellisest majanduse siis keskendumisest siseturule ja tegelikult siis nagu äraliikumisest eksportivalt tööstussektorilt? Nii, kumb teist tahaks selle küsimuse otsaga siis just tegeleda? Ma võin alustada. Et mulle tundus, et Kaspari esimene küsimus oli tegelikult Mari esimese slaidi kohta. Vastus on jah, et seal olid konsolideerimata andmed, et konsolideeritud kujul, kui nii-öelda ettevõtete enda vahelised seosed ära võtta, siis see omakapital oleks umbes 20% väiksem. Nüüd Kaspar, su teine küsimus, et kiire laenukasvu kohta, et jah, kui me vaatame, et majandus nominaalselt kasvab umbes 5% ja ettevõtete laenude jääk kasvab umbes 8%, et siis see ei ole ainult see nominaalne efekt, eks, et natuke kiirem on see laenukasv ka nominaalsest majanduskasvust. Kuhu see raha läheb? Mingil määral see on see, et ümbermängimine võla ja omakapitali vahel. Kuigi Eesti ettevõtete, kui see oli agregeeritud vaadata, siis meie probleem ei ole see, et meil oleks tegelikult liiga palju võlga. Et finantsvõimendus võrreldes teiste riikidega, kui niimoodi agregeeritud mõõta, on meil pigem väga madal. Kuna meil on seda akumuleeritud omakapitali väga palju. Mis tõenäoliselt tuleneb siis niimoodi, et osadel ettevõtetel on finantsvõimendus väga madal, osadel alustavatel võib-olla väga kõrge ka olla. Et kas see on nagu see välismaale keskendumise või siseriiklikult? Pigem jah, sest ma ei usu, et tänane intressimäärade tase oleks selline, et see paneks väga palju nagu ümber mängima, et parem rahastan ennast võlaga kui omakapitaliga. Et täna võiks olla ju selline üsna keskmine intressimäärade tase. Et kui me ei näinud nulli intressimääradega seda, et ettevõtted oleks tohutult kiiresti võlakapitali poole nii-öelda orienteerunud võrreldes omakapitalisega, siis ma arvan, et see ei ole ka praegu põhjus. Enne lõunal näitas Urmas Varblane slaidi, kus oli peal, et investeeringud masinatesse, seadmetesse on nagu päris heal tasemel, et seda otseselt, et nüüd hästi palju läheks kinnisvarasse Urmase slaididelt ei tulnud. Siin on veel küsimus, jaa. Madi Saamen, Rahandusministeerium. Et Mari ettekandest jäi nagu mulje, et meil ettevõtete rahastamisega on nagu natukene probleeme või selle rahastamise struktuur on niisugune mitte väga progressiivne.
sellest on Euroopa Liidu kontekstis ju ka palju räägitud, et meil see kapitaliturgude sügavuse puudumine, nagu mida sa ka mainisid, et ei ole, ütleme, mingile riski oma kapitali investeeringule järelturga ja niimoodi, et see nagu võib-olla pärsib meie majandust. Ja Taavi ettekandest tuli välja, et meie ettevõtted pangalaenult maksavad natuke rohkem intressi kui Euroopas keskmiselt. Samas, kui me vaatame ettevõtjate küsitlusi, siis läbi ajaloo ja Euroopa Liidu võrdluses on, ütleme, rahastamisprobleemid kõige väiksema osakaaluga äritegevust takistava tegurina. Et kuidas seda vastuolu seletada? Palju muid olulisemaid probleeme peale tulnud, ära varjutanud selle küsimuse, aga olge head. Ma arvan, et Taavi ütles ka, et tegelikult laenude kättesaamise osas meil ju ei ole suuri probleeme ja see on jätkuvalt põhiline rahastusallikas ettevõtetele, et need, kes nagu fondide või siis aktsiaturu kaudu otsivad rahastust, et nende osakaal on väike, aga jah, põhimõtteliselt küll, et neil on erinevaid uuringuid olnud, kus on välja toodud, et üks põhjuseid, miks USA eest ära on kasvanud tootlikkusega on see, et Euroopa rahastamise struktuur on väga panganduskeskne. Et jah. Kui võib, meie aeg on küll otsas, aga ma ühe küsimuse pean küsima, mis on tulnud tegelikult ka siia Workshopi keskkonnas, et Taavi oli küll väga optimistlik või mõõdukalt optimistlik, et iseenesest siis Eesti ärilaenude kõrgem intress võrreldes euroalaga, võrreldes ka Soome-Rootsiga, tegelikult mulle teadaolevalt ka Leedus on ikkagi madalam see ärilaenu keskmine intress. Et mida ikkagi riik teha saaks? Kas näiteks meie pankadel on kõrgem omakapitali kohustus, kui Euroopa Keskpank on ette näinud? Küsib siin küsimuse esitaja. Ja võib-olla vaadata ka neid võimalikke tegevusi avaramalt. Ma mäletan, Eesti Pank tegi väga hea analüüsi kodulaenude kättesaadavusest ja ka sellest intressist, et miks see on kõrgem kui Soomes. Ja siis tuli välja ettepanekuga, et äkki me saame notarid sellest laenu andmise ahelast välja jätta ja sellega tegelikult seda kulubaasi alla. Ja kas midagi sarnast, mingit sellist ettepanekut, mis lihtsustaks pankade jaoks asju, garantiidest sa muidugi rääkisid, Taavi, jah? Aga kas riik saab midagi teha, et seda intressi halvemust ikkagi veel kahandada? Ma alustan sellest, kui vaadata pankade bilanssides omakapitali osakaalu Eestis ja paljudes teistes riikides, siis Eesti kindlasti kuidagi nagu erandina sealt välja ei paista enam. Minevikus see tuli ka suuresti meie tulumaksusüsteemist lihtsalt, et mõned välismaa pangad hoidsid siin nii-öelda akumuleeritud kasumit lihtsalt. Aga nõuete mõttes ei, seda omakapitali ei ole siin rohkem. Aga mis puudutab nüüd soovitusi, jah, siis eluasemelaenu turul me tegime oma soovitused. Tuleb tunnistada, seal oli seda natuke lihtsam ka teha. Seal meie loogika oli see, et kui me ei saa tekitada seda, et Eesti turul oleks rohkem pankasid, siia lihtsalt ei mahu, see ei ole ka mõistlik tõenäoliselt, siis paneme kliendid kiiremini liikuma pankade vahel, et see konkurents tekib niimoodi, et siis see notarite osa oli sealt üks nendest soovitustest. Siis nagu ettevõtete laenuturul sellist, ütleme nagu tarbijakaitselisi või selliseid piiranguid tegelikult ei ole, et seal nagu neid soovitusi selles mõttes nagu raskem välja mõelda ja midagi teha. Et ma ise näen ikkagi seda, et meid kõige rohkem pikas perspektiivis aitaks see, kui Euroopa Liidus üldiselt selline piiriülene laenamine hoogu juurde saaks ja seda rohkem tehtaks. Et mida rohkem need nii-öelda pankrotiseadust, saneerimisseadused, need sarnased on, seda rohkem pangad julgevad ülepiiriliselt laenata ja siis see konkurents tekib ise. Väga hea. Selle väga konkreetse nõuandega tõmbame joone alla. Aitäh, Taavi, aitäh, Mari!